Tere! Mina olen Juhan Koppel, Rakett69 teadustoimetaja ja näitan teile, kuidas märkida kaardile maastikul olevaid punkte. Meil on siin laual selline võistlusala minimudel ja seda seepärast, et ülesannet oleks lihtsam koha peal selgitada. Kui võistluses oli ala, millest tuli teha 1/40 kaart, siis antud hetkel moodustame me sama kaardi, kuid antud hetkel teeme me kaardi, mille mõõtkavaks on 1/2,5. Siia kaardile on märgitud 3 laua asukohad, mis vastavad nendele 3 laua asukohale tegelikkuses ning meil on siia kaardile vaja kanda need 5 punkti. Tavapäraselt kasutame me objektide asukoha kirjeldamiseks ristkoordinaatsüsteemi ehk karteesiuse koordinaatsüsteemi. Need on need X, Y ja Z koordinaadid ehk siis pikkus, laius ja kõrgus. Antud hetkel oleks seda aga natuke keeruline kasutada, sest näiteks rohelise laua juurest selle esimese punkti määramiseks on meil vaja mõõta ära pikkus, mis on rangelt ühte sihti pidi ning sellega risti olevas sihis mõõta ära laius ja kuna neid sihti ei ole maha märgitud, siis on meil seda keeruline teha. Küll aga on meil teada tinglik põhjasuund ning seesama suund on märgitud ka kaardile ja see on väga suureks vihjeks. Palju mugavam on antud hetkel kasutada polaarkoordinaatsüsteemi, kus meil on teada kaugus mingi objektini ning nurk mingi kindla sihi suhtes selle objektini. Ja määramegi sellised parameetrid antud kaardi peal. Võtame kõigepealt rohelise laua ning määrame selle esimese punkti. Lihtne näide. Asetan malli siia rohelise laua koha peale ning ma pean selle panema sedasi, et malli keskkoht oleks täpselt selle ette määratud punkti keskkohas ning et malli mingisugune teadaolev joon, näiteks 0 kraadi joon, oleks täpselt kohakuti selle ette nähtud tingliku põhjasuunaga. Nüüd on meil paigas vahend ehk siis mall, millega määrata nurka. Ja nurga kindlaks tegemiseks võtan appi nööri. Nöör tuleb asetada niimoodi, et see oleks kohakuti malli keskpunktiga ning ühtlasi ka selle uuritava punkti asukohaga. Ja kui nüüd see nöör pingule tõmmata ning vaadata malli pealt tulemus, saame esimese punkti nurgaks rohelise laua suhtes 63 kraadi. Kanname selle kohe kaardile. Siin tuleb asetada mall samamoodi, sedasi, et malli keskel olev rist oleks täpselt ette antud punkti keskel ning ette antud siht läbiks seda sama teadaolevat joont. Me enne valisime selleks malli 0 kraadi joone. Nüüd, kui mall on paigas, märgime ära 63 kraadi asukoha. Teen markeriga täpi siia, kus on 63 kraadi. See on suund. Järgmiseks on vaja määrata ära kaugus. Kaugust on väga lihtne määrata otse mõõtmise teel. Ehk siis mõõdame laua keskpunkti kauguse selle uuritava punkti keskkohast ning saame tulemuseks 190 mm. Kuid meil on vaja teha kaart, mis on mõõtkavaga 1/2,5. Ehk siis päriselus 190 mm peab kaardi peal olema 2,5 korda väiksem. Seda näitabki mõõtkava. Teeme kiire arvutuse. Kaugus 190 mm tuleb jagada 2,5-ga ning näeme, et kaugus kaardil peab olema 76 mm. Märgin selle kaardile. Asetan joonlaua ka siin uuritava punkti 0 ning markeri abil teen 76 mm peale märke. Ja mõistlik oleks nüüd see märge teha natukene suurem. Kohe näete, miks. Kui kaardil on märgitud ära selline suurem rist, siis on väga lihtne võtta üks kleeps ning asetada see niimoodi, et kleepsu keskkoht oleks selle risti keskkohas. Ja tänu sellele, et rist sai tehtud üsna suur, võime me praegugi veenduda, et see kleebis sai ilusti risti keskkoha peale, sest selle risti haarad ulatuvad siit natukene välja ning sedasi tehes väldime me ohtu, et kleeps läheb veidi valesti ning see viga võib ju tegelikult hiljem määravaks saada. Esimene punkt on määratud. Võtame nüüd teise punkti. Võime seda teha näiteks siniste laua juurest. Metoodika on täpselt sama. Kõigepealt tuleb asetada paika mall. Seejärel nööri abil määrame suuna malli keskkohast kuni uuritava objekti keskkohani. Saame tulemuseks 102 kraadi.
kanname selle kohe kaardile, et ära ei ununeks. Ja oluline on mäletada, et see mõõtmine oli tehtud siniste laua juurest. Ma kasutan erinevaid laudasid selleks, et demonstreerida, et see ülesanne on tegelikult kõigi jaoks võrdne ja ükskõik kust kohast me mõõdame, see tulemus tuleb täpselt samasugune. Märgime ka siia ära just leitud joone ehk siis 102 kraadi. Kuid nüüd on meil tarvis kasutada uuesti nööri selleks, et määrata kaugust. Ka võistlejatele oli antud kauguse määramiseks 5-meetrine mõõdulint, millest ei piisanud kaugeltki selleks, et määrata kaugemaid punkte. Kasutame selle asemel hoopis nööri. Selleks märgime nöörile ühe teadaoleva kriipsu ning paneme selle teadaoleva kriipsu siia laua koha juurde. Veame nööri sobivale kaugusele, fikseerime selle ning märgime ära ka teise punkti. Ja see on meid huvitav kaugus. Mõõdame selle nüüd joonlaua abil üle. Selleks panen nööri joonlaua kõrvale ning leian, et kus saab mõõtevahendi pikkus otsa. Antud hetkel on see 300 mm. Võtan nöörist täpselt selle koha pealt kinni ning liigutan nööri joonlaua pikkuse jagu edasi. Mõõtsin ära 300 mm pluss 143 mm, kokku seega 443 mm. Ja ka see tulemus tuleb meil jagada 2-ga. 443 jagada 2,5-ga on 177,2 mm. Paneme siin paika 177,2 ehk siis hästi pisut üle 177 mm ning märgime ära selle koha, kus see punkt kauguse mõttes olema peaks. Taaskord teen siia veidi suurema joone ning otse loomulikult on oluline ka see nurk. Ja asetame ka siia kleepsu. Ja täpselt samamoodi toimime ka ülejäänud punktidega. Ning nüüd on ka viimane punkt edukalt kaardile märgitud. Paneme veel ära vastava kleebise. Ning nüüd saamegi kontrollida, kas meie määratud punktid on ka õigetel kohtadel. Proovime kohe järgi. Näeme, et igast avast paistab meie paigaldatud kleeps. Seega on tulemus õige. Ja täpselt nii lihtne ongi kanda maastikul olevaid punkte kaardile.